nii, bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah ja assalamu alaikum teile kõigile uuesti veel siin. Nüüd me siis Valekum salam. alustame siis selle tunniga, et teeme siis jah, sellise kordava tunni seekord, et kuna oli pikem paus. Et vaatame, kuidas teil on lihtsalt meeles, et seesama, mis ta on siin lehekülg 19, selle materjali siis 11. tund ja proovime lihtsalt lugeda neid sõnu kokku. Et me praegu, noh, kui jääb hätta kuskil, siis me võime niimoodi ühe tähe kaupa ka, aga proovime lugeda, et me lugesime vähemalt siin 20. lehekülje lõpuni. Et vaatame, kas meil lihtsalt õnnestub neid lugeda. Ma võin teha natukene lihtsamaks sellega, et ma loen lihtsalt need sõnad ainult ette, et need, kes ka pärast järgi vaatavad, et siis saavad niimoodi lihtsalt siin kuulata, kuidas need hääldusid. Aga ma loen siis niimoodi siit algusest, ilma siis niimoodi jupitades neid tähti ja neid vokaalimärke kõiki välja lugemata. ihti, ba'du, batash, sa'ya, kuntu, lasta, amrin, bardan, jam'an, häbelun. Tuletan meelde, et siis see roheline tähistas siin tavaliselt seda, mida araabia keeles öeldakse kalkale, justkui nagu põrgatab seda niimoodi, seda hääldust seal. Ei ole lihtsalt häblun, aga on häbelun. Et see pää nagu või nii, siin nagu see taali, päältoše, mitte patše, aga päältoše. Khusrin, khalqan, sabahan, sabaqan, sha'nun, صبحا ضبحا عبدا عدن عشر عصف غرقا غلبا فصل قدحا قضبا كأسا كدحا لغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي يغني ألقت أمهل اقرأ فارغب فانصب. nii, selle lehekülje juures siis tuleme algusesse tagasi ja saate teie siis neid lugeda. Ma niimoodi võtan kuidagi, et ma näeks teie kõigi nimesid korraga. Paigutan natuke seda, loodan, et see kuhugi siia pärast ette ei jää tegelikult ekraanile. nii. Okei, võtame siis niimoodi, nagu mul siin järjekorras on. Hamza on siin esimene. et teeme ka niimoodi, et teised kõik võtavad endal mikrofonil ka selle mute'i maha. Et siis ma tean, et seal kuskil mingeid muid asju ei klõbista. Ja siis ei pea kogu aeg kinni lahti panema, et kui seal mingit müra taga ei ole, siis võib kogu aeg olla see mikker lahti. Hamza siis esimene sõna sulle siit. Ainult Ütle korra veel. ähm, See võis täitsa õige olla. Ütle korra veel lihtsalt. Hästi ei kuulnud. ainult Ja, see nagu ante. N, see natukene niimoodi muutub sellise nagu nina häälikuks. Kui tavaline araabia keeles oleks siis seda ante. Näiteks hal ante bi khair, kas sul läheb hästi näiteks hal ante on ju, aga Koraanis ante. hästi, Joosep, järgmine sõna sulle. ehti, Tubli. Joonas,
Mm, na, vaata, mis siin all on täpp, ei ole peal, ei ole nuun. aga all on täpp siin esimesel. mis täht see bä, on? jah, pää on see, esimene on pää. mis siit edasi tuleb siis? ha, ei, see sõlmega täht. kes aitab Joonast, mis täht see keskmine on? on عين. jah, ain on see. kuidas sa hääldad, Joonas, nüüd bää fethaga ja aini peal on siin see sukuun? kuidas sa seda kahte hääldad lihtsalt? bä, jah, ja kuidas sa lõppu ütlesid? no, Ba'du. Dääl oli viimane dhammaga, nii et dääl dhammaga. Ba'du. بعده jah, hästi, good. بطشة. väga hästi, Jakob. سا ساع Sa- عو سعو seal ei ole uud, ei ole, aga mis see, vaata, see lõpus, see täht on, me oleme võib-olla harjunud vahepeal ta on kahe Ain. täpiga. see Okei, kõige viimane. kõige viimane jah. keskel on tõesti ain, aga seal lõpus, vahepeal tuleb tal ka kaks täppi alla, aga Koraanis ei kirjutata reeglina lõpus, kui ta on. kas see on käf? ei, kes teab, mis täht see on? Lääm. ei ole ka On ta. jää. jää on see. jah, nüüd mõtle, kuidas see häälduks siis. Oota, mis see oli jälle? jää, يا. Jää. jah, täpselt, ja viimane oli parem, et sääja, et paned kokku, vaata onju, sääja Jaa. kõik nagu jah, väga hästi. Hamza, see oli jää. ei. vaata seda esimest tähte kõigepealt. kes teab, mis Seda ma esimene ei tea. täht on? كاف. Käf, jah. قنوت. vaata neid vokaalimärke, neid vau-i kujuga olid mamma ja mis ta hääldusesse andis? ega see in ei olnud. ei, hääldus oli just sellel dammal. Kuntu. Kuntu. jah, hästi. ma soovitan jällegi, kellel on need raamatud olemas. kui teil ei ole kõik kohe juures, et minge otsige, võtke ja kirjutage siia kasvõi pastakaga. kirjutage siia see eestikeelne hääldus juurde. et te saate pärast nagu ise siis neid lugeda, harjutada, vaadata. et siin on väikene ruum olemas, et pisikeselt saab sinna alla kirjutada. Joosep, lasta, hästi. Joonas, na, algus oli õige, ä-ga algab, aga mis seal see teine täht on? nun, ei ole noon. Nuuni lähedal mingi täht. ka eesti keeles on n ja mis on kõrvuti. mis enne n või seda tuleb tähestikus eesti keeles ka L. ja see midagi seal vahes on n. miim ehk m-i hääldus. ja kuidas, jah, miim on see täht, aga kuidas siis see hääldub seal viimane täht, mis on muidu ka veel, küsin selle ka. vau äkki, ei ole vau. Ra on viimane. ja kuidas see siis hääldub siit? mo, ra, ei, m oli õige, aga nüüd kaks käsrat, mis hääldus andis meil? kas see viimane ei olnud Ri. siis ri? jah. Rin, Rin. m-rin ja kaks käsrat oli see, läheb see nuuni hääldus ka sinna lõppu. nii, Huld, بردا. hästi, Jakob,
äh, s- kä- ei , mis esimene ah, täht on ? täpp on all , sa vist ütlesid H nagu , aga täpp on all , siis on midagi muud . äh, kas see ja on sai , siis Jim ? ja Jim . Jah , jah , an , siin ainuke see täht läks valesti sul , kõik muu oli õige . see teine täht , mis on , mis täht see on ? lihtsalt kas siis sama täht , oli mis oli siin enne Hä? ka küll , ei ole , siin oli ka vaata see sama täht , vist oli see , F-i tähega hakkas või ? ei , see oli Joonasel oli siin see täht vist , kui ma ei jaa , eksi . ma küll mäletan , aga mul Ämrin oli see on ju , Ämrin , Ämrin Ämrin. . ja kuidas Jah. siis see läks ? see teine täht on sama , mis siin oli teine täht . kas see oli M ? jah , kui see on Ä , ei , oota . ja oli miim oli see Jah , ja kuidas see hääldub siis ? kä- , hän või hain , Jam'an . Jam'an , jah . ma mõtlesin , kuidas ma saan seda kokku . jah , Hamza , حب حبل hästi , Joosep , Osrin , ütle korra uuesti see esimene täht , ma seda ei kuulnud hästi , võib-olla ma kuulsin . Hosrin , jah , Khosrin ja H oli seal esimene . Joonas , A L L ja teine on Läm . ja nüüd see lõpp , Sa Sa mis see teine , viimane täht on või noh , see siin see kahe täpiga , see mingi So kaaf on see ka ja nüüd ainult vaatage neid kahte fathat , mis häälduse see siis Mhm. annab , sest see älif Kan. tuleb lihtsalt siin juurde ja kann on see Ka- lõpuhääldus ja kokku siis see hääldub Ka Lo all ja lõpp oli Kalkam halkan ja halkan . hästi , Kalkan Food , سبحا hästi , Jakob . Säbkan . ja siin sa võid ka natukene seda , kõik oli nagu selles mõttes tähed olid õiged , kalkale seda säbkan nagu see põrgatud . Säbekan , okei . jah , hästi . Hamza , الشيع ei ole i-d kuskil . vaata , mis hääldus see on . ش ش jah , شعنون ja She'nun , jah , see on sellise Hamza vahepeal . Joosep , Tubehan , ja Subahan , hästi . Subahan. Joonas , Sa ei ole saad see . saad oli siin ilma täpita , aga siin on midagi muud , siin on täpp ka peal . siin ei . mis oli täpiga saad , kes aitab ? mis täht see on , kes teab , võib öelda ? esimene Da , täht , daad , jah . daad oli see täht , kuidas , Taba jaa , kui lõppu ka nüüd ütled õigesti , siis oled väga tubli . mis siin võiks olla see , La ei . vaata , siin on see täht , sa pead selle tähe ära tundma , ainult selle , mis siin sihuke see lainele natuke on , sest need kaks fathat on need , mis siia selle älifi toovad lõppu juurde . et seda sa ei peagi enam vaatama . sa pead mõtlema , kuidas see hää , ma mõtlesin ära , okei , hää hääldub selle kahe fathaga . Hä Hän , hän Hän. on see , jätke meelde , et kui meil on kaks fathat või kaks käsrat või kaks lammat , et siis tuleb sinna see N hääldus lõppu , nii nagu meil siin oli , näiteks siin oli see hus , rin oli kaks käsrat , oli see in lõpp on ju .
meil oli siin näiteks halkan, 2 fathat oli see an hääldus, on ju. ja siis oli siin nun oli 2 lammat, oli see n hääldus, selle peale alati lõppu, siis kui on neil 2 seda kahekordset ja kahekordset tulevad ainult sõna lõpus, mitte kunagi nad ei tule sõna keskel kuskil. Kuidas see siis hääldus, Joonas? loe üks kord veel. Dab, dabhan, hästi, väga hästi, julgemalt võid lihtsalt lugeda, aga õige oli kõik, dabhan, jah. Hud, أبدا. hästi, Jakob, آه آه آ آ Dab, oota, see on natuke raske öelda koos. Nun, vaata, vaata rahulikult neid, kas oli lõpp või siin oli midagi muud, vaata, mis vokaalimärgid siin on. lõpus just, adnin, hästi, jah, Adenin, väga hästi. jah. Hamza, 20. hästi, Joosep, ja algus oli jah, ütle korra veel. عسقل ei olnud kõnn, aga üks, عسفن tubli ja F oli seal. Joonas, ha, on või? Har oli alguses jah, ja kuidas edasi läheb? see lõpp, Fa'a, ei, vaata, mis täht see on 2 täpiga. sa, mis asi? sa, ei, kaaf on see. ja nüüd kaafil on 2 fathat peal ka'an, ja kann, lihtsalt kann. ja kuidas see kokku hääldub siis? harakan, ja rarkan, et siin võib lihtsalt rarkan öelda, sest siin on see sukuun on, ehk siis raal ei ole mingit nagu seda täishäälikut. Rarkan, hästi. Hud, غلبا. väga hästi. Jakob, Fasolen, vaata rahulikult. sul on, ja sul on vist nagu üks korduv viga, et lõppudega eriti just nagu, et mis nagu need, kui topeltvokaalimärgid, et siis sul kipuvad segamini. kas see on ikka lämm, see jah, viimane? täht on lämm. see on lihtsalt see märk Fäsin. ei, siin oli in oli enne, adnin oli, siin oli in. mis variandid veel on? meil on in, an ja mis veel on? variant, 3 varianti on, ei, oli. on, fasolun. Faslun, jah. Faslun. jah. hästi, Hamza. قالحين. ei, vaata rahulikult. بس on را. ei. ja mis see võiks olla, kui see ei ole ra? دال. jah, del. كذاب. ja mis siin see? قدحن. hästi, jah, kadehen, hästi. nii, Joosep. قضبا jah, kadben, hästi. Joonas. ka'asan, Käsen, hästi. Hud, كدحن. hästi. Jakob. لا غا عين. ei ole ain. عين. ei. kas see täht on vale või? see teine oli Rain oli lar, siiamaani on sul õige. jah. aga nüüd see lõpp. Rin. ei ole raase, mis täht see on? Rin. ei, see ei ole ra, see ei ole ra üldse. ei ole ra, okei. mis täht see on?
Vau, jah. Vau, jah. Lära win. Ei ole win. proovi ette meelde, kirjuta üles endale kasvõi kuhugi niimoodi siia äärde, kui sul on raamat või Ok. mingi märge tee endale. Et kui sa kõiki sõnu ei kirjuta hääldust, kirjuta siuksed erinevad sõnad, näiteks kus on need topeltvokaali märgid erinevalt, näiteks siin oli fas, lun oli, on ju, un lõpp. siis kirjuta näiteks ad, nin, kirjuta see näide, kirjuta Ahah. eestikeelne hääldus, et nin lõpp on. ja siis kirjuta siia näiteks kasvõi see või mingi lihtsam sõna, see rullbänn. et kui on kaks fathat, on see an või än lõpp on ju häälduses. et need sul kipuvad segamini minema. siin on see siis larwan, larwan. proovi hääldada. Larwan. jah, hästi. Hamza, Missiq ei, vaata, noh, algus oli enam-vähem, aga vaata rahulikult kogu seda asja nüüd. kuni mis oli õige, mis, ja siis on siin. ei, siin oli ära juba ju, mis, Missi, ei. sul on mis kuni siiamaani on mis, on ju Jah. siia ja nüüd sa pead ainult vaatama, mis see on siin, kuidas see jah. hääl. See on päev ja siis jah, käev, mille peal on mis, kaks mida. mis vokaalimärk seal oli? see kes teab, mis vokaalimärgi nimetus on siin peal? Damma vist. jah, damma, jah. ja kaks dammat on, mis häälduse see andis siis käefile? meil on jälle variandid, kas in, an või un. milline see võiks olla siin, Hamza? Siis on ei ole, mis veel võib olla siis, in või un? in, in ka ei ole, mis veel on siis? on, jah, Un. on, jah, et kokku siis, kuidas see tuleb? mis on jah, miskun, hästi. Joosep, نغلا. jah, ütle korraks veel, väike kõhklus tuli, ütle nii, nagu sa ütlesid. نغلا. ja ei ole siin see rain ei ole keskel, aga on ha. muidu oli kõik õige. kuidas hääldaks nii, et see keskmine, see on ha. Nahlen, نخلا. jah. Joonas, Na, na, sa, see ei ole th. on see kolme siukse niimoodi hargiga siin. mis täht see oli? põhimõtteliselt on see siin, millel on kolm täppi peal, aga mis täht siis tuleb, kui siinil on kolm täppi peal? sul, Sheen oli siis see. ja viimane on lääm äkki. ei, see siin. mis täht see on, kes teab, võib aidata? Ka, ei ole. tä. Ta, veel parem. Ta, jah, ta, vabandust. kuidas siis see, meil on siin nii, nuun, sheen ja ta. kuidas sa hääldaksid siis, Joonas, kõike kokku? näša, näšoton, ja nashton ja vaata siin see näšton. ei ole seda kalkalat ja ei ole ka fathat, siin on sukuun, et lihtsalt Mhm. nashton ja et ei ole nashaton, onju. hästi, Hud, nefsin, hästi, Jakob, Nägaan. jah, päris hästi, Naqa'an, see on, oli see kaaf ja ain kõrvuti, Hamza. Hamza, sul on ka mitu ääne siin olema. mis seal esimene täht on, kuidas hääldab?
kaks täppi jälle. ja Siro. Võta, võta rahulikult, võta, kuidas esimene täht hääldub koos selle vokaalimärgiga, mis siin on. ainult esimene täht. Jun. Ju, ju. Jun. ei ole n-i seal kuskil. ja ju ja jus, Siro. jus, mis seal lõpus on, kui kaks fätat on. ei ole lihtsalt jusra, aga on Jusrun. jusran. N oli ka seal lõpus, vaata kui kaks seda vokaalimärki on lõpus ja siis tuleb see nuun, jätke meelde. Joosep, أبقي kuni siia lõpuni oli päris hästi, aga ei ole äbakai, on äbakaa. vaata, siin oli see, andis selle pika vokaali seal, see Jah. sihuke nagu nimetus seda alif sahira, et kui me selle nagu lisame niimoodi, Koraanis on, tuleb see nagu esineb selliselt. ja siis ta annab selle pika häälduse sinna, äbakaa. ja nüüd siin teistel on ka siis teada, et see samamoodi tuleb edasi enam-vähem nende sellel real. Joonas, sulle järgmine. Ta ro tara bä ei ole B. see vist sul enne ka juba oli, ma ütlesin teile, et saad, millel on täpp peal. see oli sul siin üleval kuskil pool. mis see oli? sa ütle veel korraks, ütle kõvemini, see on hästi vaikselt. sa ei, saad oli, millel ei oleks täppi, siis oleks saad. aga kui täpp on ka, mis täht ta siis on? siin ei, kes aitab, mis Dad. täht siin on? jaa, daad oli see. ehk siis tar, tarda jah, täpselt nii, lõpp on lihtsalt sihuke pikk A või jah, tarda. hästi, good. تذسي ei, تحدثين veel kaugemale läks see, good, proovi uuesti ja mõtle nende sõnade peale, mis siin just Joonasel ja Joosepil oli, see lõpp. تحدث ei ole täde. see jää nagu noh, ta on nagu vait, nagu ei öelda vist, oli ju see või? sa mõtled seda punast või? ei, see jää, mis on lõpus. sest seal on. siin on ta, aga vaata, siin on see alif sahira, see väike alif peal on ju. et Jah. kuidas ta siis hääldus. vaata, nii nagu siin oli just, oli Joonasel ja Joosepil oli see lõpp, kuidas see lõpp neil hääldus. et sinul on siin fatha ja siis on see väike see alif ka siin peal või? mis annab selle pikenduse sellele. see. ei, see Jakob vist tahtsin segaduse, sul oli enne õige, see täht on ikkagi nuun siin on ju, see teine täht. jah. et Huud sul alguses ütlesid ka vist nuuni siin ikkagi. see on nuun, Jah. jah. okei, selge. Tän see. jah, täpselt nii. see. ma arvasin, et see oli thäl see, sellepärast ma. ja ma sain niimoodi, mina sain niimoodi aru, et nagu see algus nagu justkui ütlesid nuun, ma kuulsin ja siis Jakob vist ütles, tahtis aidata, aga siis ütles vist täli või täli. ei, mul läks ise, ma arvasin alguses see oli thäl. okei, hästi. siis Jakob. see algus kahe täppiga ma nii hästi ei mäleta, kas oli ta? jää oli jah, Hamza, sa ütles ka juba, jah. jää. ka. Jakash. Jahsha. Jahsha. ja tegelikult on parem isegi jahsha, kuna siin võtab nagu hääldust rohkem. hästi. Haad võid ka veel natukene nagu tugevamini välja. Jahsha, jah. Jahsha, hästi. nii. Hamza. Joosep, ei. ja Hamza peaks ei, see oli mingi teine. või oota, mis asja?
Jakob, sina ütlesid selle on ju praegu. jah, ja siis järgmine on Hamza. Jah. Yes. Jessi. Me. vaata jälle, Jessi, see on õige. vaatasid ja siin on aga see õige. täht ma ei tea. Ain on see täht, aga nüüd kuidas see hääldub siin sellega, mis seal on peal? ja. Yes, Yes. nii ongi. hästi, jõuamegi varsti lõppu siin. ja Joosep, Jätlu. hästi. Siis järgmine Joonas. vaata, mis see esimene täht on. sama täht, mis on viimasel 3 sõnal ka olnud siin. jah, Jädäu. jah, siin vaadake nüüd ka, et noh, siin need 2 sõna olid sellised, siin rohkem vist ei tule, et kus see älif jällegi lõpus on lihtsalt nagu kirjapildis tuleb, et seda kuidagi ei häälda. et meil on käinud vaadata vaja seda, et siin on ain tammaga. ja kui siin vau tuleb juurde, siis ta annab lihtsalt pika hääliku. Jädäu, nagu siin oli jätlu, onju. hästi, good. Good oled sa olemas? jah, ei, või see, sa mõtled teine täht on ja, mis sa ütlesid? Jim, jah. teine on Jim. hästi, väga hästi. Jakob. Jafadi, jah. mis teine täht on? kes teab? Aha, jah, tubli. Jahadi, jah. jah, vaata, jahti, sest siin on sukuun on teine sukuun on ju. hästi, Jah. jahdi. ja siin Jah. jälle, siin ka nii nagu oli see tajiri ja jahdi. et siin oli dääl käsraga ja lõpus on see jää. et siis see tähendab, et annab selle nagu pika i häälduse. Jahti. jah, hästi. Hamza. Jau. mis see esimene täht ja vokaalimärk, kuidas need häälduvad? Ja u. ja kuidas see siis on? Jau. ei ole jau, on ju. Ju. jah. Ju fäb. ei ole fä. Fä oleks natukene kõrgem, aga mingi muu täht. Fä oli näiteks siin üleval, oli selline, vaata nagu kõrgem ja sealt nagu. jah. aga madalam, sihuke täpiga silm. Rain. ja Rain. okei. Jura. Jur lihtsalt ja siis lõpus, mis täht siin on? täpiga üks täpp peal. ja natuke kirjapildis võib-olla teistsugune, aga. Dääl. see peab Ei. see dääl olema. ei, dääl ei ühenduks. vaata, ja. ühendab, mis oli see, mis ühendab täpiga? Nuun oli, on ju. jah. no jah. ja kuidas see siis Siis on- ühenduks? Jurni. hästi, jah, Jorni, jah. nii. siis Joosep. Alqat. hästi, Joonas. mis teine täht on? Dal. ei ole, väga kaugel teelist. see täht on vist sul juba 3. kord, mis sul ei tule meelde täna, kui ma õigesti mäletan.
mm, see täht oli see, mis ta oli nuuni kõrval tähestikus. sä, ei, läämi ja nuuni vahel tähestikus. ka eestikeelses KL M ja ehk siis miim on ju. mhm, kuidas see hääldab siis? ja võtame see kolmanda tähe ka, mis see kolmas täht oli, see oli sama, mis oli siin ka Hamzal vist, ei, jah, i, kellelgi, Jakobil äkki. oli see hää siin oli jah, okei, ma ütlesin ära, hää. see ja täht lääm on lõppu. ja lõpus on lääm ja kuidas siis need häälduvad kokku? Äm, hil, hästi, täpselt nii ongi, ämhil, hästi. Huud اقرأ ja see, kui seda kalkalat natuke, ekara. اقرأ kas keegi teab, mis see tähendab? lugemine või no õppimine või اقرأ. lugemine . Jah. ja see on seotud, aga kas te teate, mis vormis see sõna on, see tähendab lugema või retsiteerima, aga see on mingis kindlas nagu kindlas vormis, aga et nagu siin on see nagu käskiv kõneviis on see, et loe või retsiteeri. ja see on nagu käsk jah . ja see on esimene sõna üldse, mis üldse Koraanist ilmutati prohvet Muhammadile sallallahu alaihi wasallam, et kui talle tuli ingel Jibril alaihissalam või Gabriel ja siis ta ütles iqra, loe, retsiteeri, iqra bismi rabbik alladhi khalaq, et loe oma issanda nimel, kes on loonud. et see on nagu kõige esimene ääje või siis nagu värss või salm, mis on Koraanist ilmutatud. jah. kas see käis niimoodi, et ta ütles loe, siis teine ütles nagu ma ei saa lugeda, ma ei tea, kuidas lugeda ja ta siis. ütles, et noh, ma ei ole nagu lugema ja retsiteerija, see on nagu jah, see nagu, mis hadiitis on nagu selle kohta juurde selgitatud, aga Koraanis jah, selles mõttes see on õige, mis sa ütled, see lugu oli jah niimoodi, et kui ma õigesti mäletan araabia keeles, ma anabi qaari, ütles Muhammad sallallahu alaihi wasallam, et ma ei ole nagu retsiteerija, ma ei ole lugeja, ta oli vaata ise kirjaoskamatu. jah, ja siis ütles jah, mitu korda ütles, et loe . jah, et teha ka Koraanis on jah, siis värsina on ta nagu sellised, nagu ma ütlesin. nii, siis mul läks nüüd segamini. Minu kord. Jonas luges vist selle, sina lugesid, Huud vist luges enne selle ja siis jah, Jakob, sinul on siis. Faraghabbe . hästi. ja siis Hamza viimane sõna sulle siit. fenu , fenus , Fansab, jah. kusjuures fensab , ja Jakob väga tubli selles mõttes, sa nagu jätsid siin ka vahele selle älifi, me loeme lihtsalt farrahab, et siin see älif ja sa lugesid õigesti, et siin lihtsalt noh, hea, et see nagu sul oli see meeles, et siin selle älifit me nagu üldse kuidagi ei loe, et ei loe seda pikalt kuidagi nagu välja, et see kaob nagu häälduses täiesti ära, et me läheme kohe siit farrahab, läheme kohe siit nagu edasi selle järgmise tähe juurde. aga hästi, sellega täna ka lõpetame. see oligi selline kordamise tund, väga pikka tundi ei taha teha. ja noh, selles mõttes, et noh, teil tuleb, et vahepeal tuleb natuke vaevaliselt, aga selles mõttes ikkagi noh, tuleb ja seda on hea näha, et isegi pärast pikemat pausi jälle on ikkagi mõned asjad meeles. ja mõnel osadel teist tuleb tõesti väga hästi, et on kus ainult üksikud kohad, mis nagu segadust tekitavad, võib-olla ei tule meelde, paaril teist on võib-olla natukene jah, mõne tähega rohkem tööd või pusimist või nende vokaalimärkidega, aga alhamdulillah võib öelda ikkagi nagu noh, suht nagu ikkagi hästi, et arvestades kõike, et ma väga-väga soovitan, paluks teil nagu lugeda vähemalt ühe korra see kodus millalgi. nüüd ma pean mõtlema jah, et meil on nagu nii-öelda nagu ametlikult peaks meil olema kord kuus esimesel laupäeval tund, et vaatame, võib-olla teeme ka teisel laupäeval näiteks või millalgi, et ma siis annan teada sellest. aga, ja ma soovitan ka, kes noh, vähegi viitsiks, võiks püüda veerida neid sõnum või fraase, mis tulevad kuni siin järgmise tunnini. et noh, meil on päris pikalt tegelikult siin tunnis olnud, et järgmine kord tahaks nagu ikkagi võtta nagu kõvasti edasi, tuletada meelde, noh, midagi tegelikult võtsime ka sealt juba, et mitte liiga pikalt ka.
et siis meil tuleb siin ka see järgmine tund, see on 12. siin, mis ei ole üldse keeruline tegelikult. ja siis on veel mõned asjad ja tegelikult noh, väga palju ei ole seda raamatut teadnud, et pikad fraasid ja asjad tulevadki nagu, kus noh, juba harjutame neid asju, mis ongi Koraanis. ja siis mingi hetk saab see raamat läbi ja siis ma arvan, et mingil moel jätkame siis kuidagi lihtsalt Koraani lugemisega või midagi. Aga hästi, aitäh teile, te olite tublid, et te tulite kõik niimoodi viiekesi siia seekord ja inshallah siis loodetavasti järgmine kord ka olete kõik olemas, et ilusat nädalavahetust jätku teile ja inshallah kohtume järgmises tunnis. Barakallahu fiik. Barakallah. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Märhaben. Ei, mitte märhaben. Mää salama võib-olla tahtsid öelda. Mää salama, jah. Mää salama. Mää salama. Eks segamini, vabandust. Ei ole hullu.